Mida mina ootan järgnevalt aastalt, sellest ehk veidi hiljem. Esmalt tahaks ma ka tähelepanu juhtida sellele, millised soovid on teatud grupil inimestel. Inimestel, kes on maailmas juhtpositsioonidel, püramiidi tipus, kes tõmbavad pimedatest telgitagustest petlike marionettide nähtamatuid niite ning kes on enamusele tuttavad kui rahvusvahelised pankurid ja tippglobalistid. Need inimesed soovivad, et me ei mõtleks selle üle, kuidas tekivad finantskriisid, et me kunagi ei saaks aru, mida kujutab endast kohustusliku reserviga pangandussüsteem, kuidas see süsteem tekitab inflatsiooni ja jäädavat võlga ning kuidas nad kõike seda meie kontrollimiseks kasutavad. In Section 13.3, it gives you the authority, and you cite the authority, to make loans and bail out individuals, partnerships, and corporations. And it hasn't been used much, but it's there, and that, again, is congressional responsibility. But, you know, transparency is one thing, and I want that because I think it would expose the system to how it operates. But there's more to it than that. To me, it's the power. It's the power and the authority that gravitates into the hands of a small group of people who can create money out of thin air. This is an ominous power. It is the most powerful tool for central economic planning around. Nad soovivad, et me ei saaks kunagi teada, kuidas end selle inflatsiooni eest kaitsta ja et me ei kuuleks kunagi selliste väärismetallide nagu kuld ja hõbe väärtusest ja võimalustest. Nad soovivad, et me ei satuks kunagi lugema raamatuid nagu Võlaimpeerium, 11. september 2001 koletu pettus või vaktsineerimine varjatud tõde. Nende sooviks on, et me ihaldaksime viimast tehnikavidinat, viimast videomängu ning et me elaksime oma pisikeses kuubikus või karbis ja mängiksime mänge, mis eraldavad meid reaalsest maailmast. Nad loodavad, et me ei kuule kunagi sellistest organisatsioonidest nagu Bilderberg Grupp, Välissuhete nõukogu, Rooma klubi või kolmepoolne komisjon. Nad ei taha, et me teaksime, et kolmepoolse komisjoni asutaja David Rockefeller kirjutas oma memuaarides avalikult, et tema eesmärk on luua ühtne maailmavalitsus ning et ta on selle üle uhke. Nad soovivad, et me ei teaks, et kolmepoolsesse komisjoni on läbi aegade kuulunud paljud riigipead, riigisekretärid ning teised võtmepositsioonidel olevad isikud. Eestist kuulub sinna hetkel Raivo Vare, enne seda Harri Tiido ning veel enne seda meie praegune president Toomas Hendrik Ilves. Sealjuures on komisjoni üks tähtsamaid liikmeid Zbigniew Brzezinski president Ilvest kirjeldunud kui kasuliku tööriista nende organisatsioonile. Seda ütles ta meie armastatud presidendi kohta, kes räägib eestlastele kõrgest terrorismiohust, samal ajal kui Al-Qaida peaideoloog Anwar al-Awlaki õhtustab koos USA sõjaväeametnikega Pentagonis. Meanwhile, the Central Intelligence Agency wants him dead or alive, but apparently the American-born terrorist with ties to the 9/11 hijackers has been a guest of honor at the Pentagon. Julie Kurtz joins us from Washington. You've got to be kidding me. Yeah, here's what we know. Fox News has learned that Anwar al-Awlaki, the American Muslim cleric, remember him with a worldwide following, dined with military brass at the Pentagon within months of the 9/11 attacks. Nad ei taha, et me mõtleks selle üle, miks Toomas Hendrik Ilves julgustab meid võitlema globaalse soojenemisega. Samal ajal kui teadlased, kes meid globaalse soojenemise ohtudes veenda püüavad, arutavad omavahel, kuidas ilmavaatlusandmeid võltsida ning kuidas sõltumatuid teadlasi naeruvääristada ning tagakiusata. Nad ei soovi, et me mõtleks selle üle, miks need samad suured planeedipäästjad toidavad meid geneetiliselt muundatud toiduga, mille kasutamine ja kasvatamine ei kahjusta mitte ainult ökosüsteemi, vaid ka meid endid. Nad loodavad, et me ei satuks kunagi sellistele veebisaitidele nagu infovars.com, prisonplanet.com või vanglaplanet.ee. Nad soovivad, et me ei mõtleks selle üle, miks samad inimesed, kes väidavad, et vaktsiinides olev elav hõbe ja muud toksilised lisandid on meile kasulikud, kinnitavad samal ajal ka seda, et inimesi on maailmas liiga palju ja vaktsiinid aitavad seda probleemi lahendada. Mercury-containing vaccines may help, not harm kids, according to 2 new studies in the journal Pediatrics. There have been widespread concerns that mercury-based preservatives in vaccines might impair the neurological development of children. These new studies suggest that the opposite, that the preservatives may actually be associated with improved behavior and mental performance. We've got to stabilize the population. When I was born, there so were what's wrong with the population? I mean, with too many people. That's why we have global warming. We have global warming because too many people are using too much stuff. But if there were less people, they'd be using less stuff. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Nad soovivad, et me oleks vaimustuses telesaadetest nagu Tõehetk ja Tantsud tähtedega ning et me ei satuks kunagi vaatama selliseid filme nagu Wake Up Call, Endgame või Fall of the Republic.
Nad ei taha, et me mõtleksime selle üle, mitu korda maailma ajaloos on suurte maailmavallutusplaanidega türannid serveerinud oma plaane kui suuremeelseid kavatsusi ühiskonna ja inimkonna hüvanguks. Nende soov on, et me ei mõistaks, et kui minevikus kasutati imperialistlike plaanide elluviimiseks sõjalist jõudu, siis tänapäeval ründavad rahvusriike peamiselt poliitilised ja finantsarmeed. I think a new world order is emerging, and with it the foundations of a new and progressive era of international cooperation. 2009 is also the first year of global governance with the establishment of the G20 in the middle of the financial crisis. The climate conference in Copenhagen is another step towards the global management of our planet. And one of the ways it will drive the change is through global governance and global agreements. Nende sooviks on, et me oleksime haaratud tähtsusetutest palli- ja sportmängudest, et me ei näeks, milliseid nippe kasutades Ansipi ja Savisaare poolt juhitud oravsarviku partei meid igapäevaselt ninapidi tõmbab. Nad soovivad, et me ei mõistaks, kuidas nad tekitavad ise kriise ning seejärel pakuvad neile lahendusi, mis tulevad kasuks vaid neile endile. Nad soovivad, et me ei tunnetaks kunagi oma tõelist jõudu, vaid loodaks alati, et keegi teine lahendab kõik suured probleemid, et kellegi teisel on olemas kõik vastused ja et keegi teine kaitseb meid ohu korral. Nad loodavad, et me ei mõtle sellele, mida toob endaga kaasa see, kui võim meie elu üle otsustada koondub ühe väiksema inimgrupi kätte. Sellised on nende soovid ja lootused. Aga milline on siis minu uusaasta soov? Minu uusaasta soov on lihtne. Ma soovin, et nende inimeste soovid ei täituks.